Olen Tuuli Koitjärv. Tutvustan täna ühte vahvat keskkonda, kus on väga mugav, lihtne ja kiire võimalus luua tunnistusi, tänukirju, diplomeid. Antud keskkonna nimi oleks siis eesti keeles tunnistuste tänav või tänukirjade tänav. Siit te leiate erinevaid kategooriaid. Sport, kool, siis sellised erinevad tänukirja üldised põhjad, äri, tühjad, puhtad blanketid ja erinevad siis suhted ja sidemed. Kõigepealt kuvatakse teile erinevad populaarsemad valdkonnad ja siin me näeme sporti, kooli ja iga teemal on valik mingisuguseid blankette. Siin on, sellel leheküljel on hästi suur valik erinevaid kujundusi, kuid üsna paljudele jääb peale ingliskeelne tekst, tunnistus näiteks inglise keeles. Kui meie soovime ainult eestikeelse tekstiga diplomit või tunnistust, siis me peame leidma sellise põhja, kus on võimalikult palju enamus teksti esialgu näidatud ingliskeelse tekstiga trükisiia. Ja kui meil kuvatakse trükisiia, siis see tähendabki, et igale poole siia saame eestikeelse teksti asemele panna. Nii et kõige olulisem ongi teha valik siis selliste põhjade hulgast, kus on ainult ingliskeelne tekst trükisiia. Kui on mõni tekst teistsugune ingliskeelne tekst, siis see jääb ka valmis tunnistusele või tänukirjale alles. Aga läheme nüüd tagasi ja meie valisime hetkel siis siit populaarsemate hulgast, aga iseenesest on võimalik ka valida siis nende kategooriate hulgast. Ja nagu te näete, siin on mitu erinevat lehte, 1, 2, 3 ja jällegi siin me näeme, et esimesel on siin ingliskeelne pealkiri ja sellised eessõnad võivad olla nagu for ja nii edasi, nii et siin me hetkel jällegi näeme, et on ainult trükisiia, trükitekst, et siis saame siia ilusti oma teksti kirjutada asemele. Võtame siit ühe lõbusa blanketi ja nüüd kuidas siis siia trükkida? Trükkimiseks tuleb laadida free PDF, download free PDF ja oma teksti sisestamine toimubki otse siia blanketile. Et kustutame ära vana ja teemegi kohe, kasutame täppitähti, tänukiri. Paneme siia mõne oma vabal valikul saab siis teksti siin kenasti kujundada, et kui ma soovin kuhu reale ma mida soovin siis kirjutada, kui ma panen siia lapse nime näiteks, võib-olla siin ühe rea jätan üldse tühjaks. Kirjutan siia täiesti suvaline hakkaja, laulupeoline ja tänusõnad. No kindlasti võib siia mõne teise ja parema teksti välja mõelda. Ja kindlasti saab siia veel lisada õpetaja
malle ja ka kuupäeva. Ja ongi valmis. Siin on algul näha ka väikesed jutid, sellised paneelid, kuid kui me nüüd seda töölehte või seda valmis diplomit välja tahame printida, võime kasutada selleks võtet Ctrl print, siis esialgu me kenasti näeme, et on see diplom meil siin olemas või tänukiri meil olemas ja kas siis värvilist või hoopis mustvalget ja saamegi ta välja printida. Et muidugi tuleb vaadata ka seda, mis pidi see diplom meil on, et praegu on ta ilusti tekst meil kenasti siin olemas. Nii et põnevat ja toredat tänukirjade kujundamist.